Aga tundub, et siin Stroomi rannas on hetkel probleem ja probleem on siin avalike tualettruumidega. Nimelt maa alla paigaldati kanalisatsioonikaevude asemel sadeveekaevud ja praegu siit siis kogu see jura alla ei lähe. Что делать? Ремонтировать, только не так, вот как они стоят и ничего не делают, это нормально. Еще и там туалеты, дальше немножко. Кабинки. Это не большой проблем здесь. Но вообще-то нет. Все-таки проблема. Хочется, чтобы чисто было, иначе человек хочет, и он все равно сделает. Правильно? И даже не при том, что они его официально обещали, так и не открыли, а когда откроют, тоже непонятно. No hetkel on siis võimalus siin Stroomi rannas kasutada ajutisi tualette, 2 tükki neid siin vasakul käel on nagu on, eks ole, ütleme. Lõhnab ka natuke, aga ajab asja ära. Vähemasti vette ei pea inimesed minema. No aga meie läheme nüüd Põhja-Tallinna linnaosa vanemaga Manuelaga ja vaatame, et mis siin siis nüüd õigupoolest toimub, et kas vesi läheb alla või ei lähe? No meie mure oli jah, et vesi siit alla ei läinud. Praegu momendil ta läheb, aga nüüd me hakkame jälgima, et kas see ikkagi jääb püsima või ei jää. Et probleem oli ju selles, et ehituse käigus oli pandud vale kaev, et kanalisatsioonikaevu asemel oli siis sadeveekaev pandud. No aga öelge, kui tihti siis teie kaebusi saite, et siin nüüd vesi alla ei lähe või isegi on tõusnud siit nii-öelda üle kallast? No tegelikult meil on ju kontroll kogu aeg ka peal, et meil on ju päeva jooksul mitmekordne koristusteenus, kes ka juhtisid sellele tähelepanu. Proovisime ühte ja teistpidi seda remontida ja siis selgus tõsi, et ehitaja oli selle vale kaevu paigaldanud. No ma saan aru, et te pidite inimesi siis juhatama siia kuskile ümbruskaudsetesse WC-desse või mismoodi te seda vahepeal siin lahendasite probleemi? No me oleme aastate jooksul selliseid välikäimlaid siia korralikke pannud üles, aga mis juhtus ühel nädalavahetusel, kui see välikäimla ei töötanud, oli siit mõned sajad meetrit eemal teine välikäimla ka rivist väljas, sellepärast et keegi kodanik käib hommikuti ja võtab rulli WC-paberi ja paneb need kõik potti, mis tekitas omakorda ummistuse. Et tänaseks me oleme siis asendanud rull WC-paberi teistsugusega, et siis ei saa sellist ummistust tekitada. Põhja-Tallinna linnaosavanema sõnul tehakse praegu kõik selleks, et probleem enne suuremat rannahooaega lahendada, kuid ehitaja peab nüüd vea omal kulul parandama. Ehitaja, kes siis on ju see, et projekti järgi peaks ju ehitama ka, selle vastutuse võtab tema ja kõik kulud kannab ehitaja. No mis see summa võiks olla, mis see siis ehitajale maksma läks? No tegelikult ega see kaev ise ju väga palju ju ei maksagi nii-öelda suurusjärku, aga selline juurde kuuluvad kaevetööd ja ka asfalteerimine, mis ühe väikse platsi asfalteerimine, asfalt ruutmeeter ei maksa, aga need masinad kohale, kõik see asi tuua. Jah, võib ikka tuhandetest rääkida. Aga te kinnitate, et nüüd, kui 1. juunil rannahooaeg algab, nüüd on kõik korras, et inimesed võivad täitsa rahulikult neid tualette kasutada? Ütleme nii, et kindlus on jah ehitaja täna andnud, aga tellijana ma siiski ootaks mõned päevad, et kas see nüüd ikka töötab ka nii, et ma usun, et kui tänasega see ära vahetud, siis esmaspäevaks on näha ehk 1. juuniks, kas ehitaja kindlameelsus nende õiget kaevude ära panna, vahetada, et see ka töötab. Julgeme veel kord vett tõmmata või? Proovime? No proovime. Mina? Praegu nagu töötab. Loodame. Jälgime ja loodame parimat, sest rannahooaeg algab juba 1. juunil ametlik rannahooaeg, nii et rahvas peaks tulema varsti randa, kui ilma tuleb. Seniks, kui rannahoone torustik korda saab, soovitab linnaosa kasutada lähikonna ajutisi alternatiivseid tualette. Linn loodab, et enne suure suuplusooaja algust saavad Stroomi ranna probleemid lahendatud.